Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib. Tere tulemast kuulama podcasti Kohtulood. Mina olen halduskohtunik Karolin Soo ja täna räägime halduskohtu menetlusest ja sotsiaalõigusest. Minuga koos arutavad täna Tallinna halduskohtu kohtunikud Maret Hallikmaa ja Taimar Liiv ja Sotsiaalkindlustusametist on meil külaliseks õiguse ja järelevalve osakonna juht Leila Siiroja. Ja täna räägime ühiskondlikult väga tundlikel teemadel, mis on seotud siis kõige haavatavamate gruppidega, puuetega inimesed, eakad, nende hooldus, riigilt sotsiaaltoetuste ja hüvitiste saajad. Ja eriti arvestades praegust riigieelarve olukorda, on see väga tähtis teema ja lisaks ka viimase statistika kohaselt on need Tallinna halduskohtu vaidlustes nüüd juba teisel kohal. Nii et küsingi kohe alustuseks Maretilt ja Taimarilt, et anda sellele teemale raam, et millega halduskohtunik kohtus tegeleb ja kuidas see üldse sotsiaalvaldkonnaga seotud on. Tavaliselt sotsiaalasjadega tegelevad kohalik omavalitsus ja Sotsiaalkindlustusamet. Kõigepealt ilmselt on vajalik tuua ära väga üldine seletus selle kohta üleüldse, et mis asi see halduskohus on, kuidas ta erineb maakohtust näiteks ja sotsiaalasjade raames eriti, et halduskohus on selline kohus, mis tegeleb mitte inimeste vahelise vaidlusega, vaid selliste vaidlustega, kus üheks pooleks on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse asutus ja teiselt poolt siis kas inimene või äriühing, kes tunneb, et tema õigusi on rikutud ja kohtusse pöördub. Ja sotsiaalasjades siis eelkõige ongi kaebajateks poolteks inimesed, kes on küsinud näiteks linnalt toimetulekutoetust või soovivad saada Sotsiaalkindlustusametilt näiteks eelistingimustel pensioni määramist ja samuti üks väga oluline teema on siis töövõime ja puude tuvastamise asjad, et inimesed, kes on oma tervisliku seisundi tõttu esitanud avalduse kas siis Töötukassale või Sotsiaalkindlustusametile töövõime tuvastamiseks või õigemini puuduva töövõime tuvastamiseks ja puude raskusastme määramiseks ja ei ole saadud otsusega rahul, siis nemad saavad tulla halduskohtusse. Enne kui ma Taimarile sõna annan, siis ma ütlen oma lemmiklause halduskohtu menetluse seadustikust, milleks on siis halduskohtu menetluse ülesanne on eelkõige isikuõiguste kaitse õigusvastase tegevuse eest täidesaatva võimu teostamisel. No jah, et kui aus olla, siis see on ka see lause, mis mulle endale päris sageli kohtuistungil meelde tuleb ja mida ma isegi tsiteerin teatud olukordades, kus vaidlus läheb väga ägedaks ja kasutatakse nagu väiteid, mis ei ole asjakohased mõnikord. Aga jah, et kui me räägime nagu nendest sotsiaalasjadest, siis sotsiaalasjad tegelikult, kui seda tausta vaadata, on ju laias laastus kõik seotud meie ühise ressursi kasutamise ja jagamisega. Ja siin on kindlasti nagu selles mõttes kohus on mingis osas kontrollorgan isegi selle üle, et kas riik jagab neid kõiki reegleid järgides ja muidugi meieni jõuavad need kohad, kus inimesed ei ole sellega rahul, et kas neil on antud mingi toetus või mingi täiendav õigus, aga teine pool on kindlasti ka see, et mõnikord ka nende inimeste enda käitumine ei ole väga adekvaatne ja ei ole ka väga aus, et ka sellised asjad käivad tegelikult sotsiaaltoetuste otsustamisel läbi, nii et selles mõttes kohus teeb ka igasuguste nende sotsiaalasjade puhul sellist teatud aususe kontrolli lisaks sellele, et me vaatame, et seadused oleks järgitud, et ta ei ole ainult ühepoolne asi.
ja enne, kui me konkreetsete asjade juurde sisu poolest juba lähme, ma küsingi korraks Leilalt, siis annan uuesti Maretile sõna, et kuidas Sotsiaalkindlustusamet üldse ise kohtusse satub? Et mis te tegema peate selleks, et üldjuhul te olete just ju see aktiivne pool, maksate toetusi välja, annate pensioneid, kontrollite, kas kõik on korrektne, et kuidas te satute sinna kohtusse? No satumegi 2 viisil tegelikult, et üks on see, kui me toetust ei anna, võtame toetuse ära, sest et näeme, et toetuse saamise tingimused enam ei vasta, või siis on tegelikult see, et meil on kas tegemist kaalutlusõigusega või hindamisotsusega, kus inimesel tekib kahtlus, et kas see tegelikult otsus on tema jaoks ikkagi õige olnud. Et alati positiivne otsus ei tähenda seda, et see nii-öelda on õige otsus. Et need on nii-öelda 2 peamist valdkonda, kuidas meie kohtusse satume. Et ma võtan selle kokku võib-olla inimeste jaoks, kes ei puutu halduskohtumenetlusega iga päev kokku, et Sotsiaalkindlustusamet ise inimesi kohtusse ei kutsu, et inimene peab ise esitama kaebuse ja Sotsiaalkindlustusamet tuleb nagu inimese kutse peale, et sellepärast inimesed siis muretsema ei pea. Ma lisaks tahtsin öelda, et halduskohtu menetlus eriti sotsiaalasjades, aga ka muudes asjades kannab lisaks nagu vaidluse lahendamise funktsioonile tihtipeale ka sellist osapoolte lepitamise funktsiooni, selles mõttes, et väga tihti võivad vaidlused tekkida sellest, et inimene ja ametiasutus on üksteisest kas mööda rääkinud või valesti aru saanud ja tihtipeale on kohtus olukordi, kus inimesed saavad siis nii-öelda hinge pealt asjad ära rääkida, amet vaatab need asjad läbi uuesti ja ka kohtunik aitab siin juures kaasa ja mõnikord ei olegi vaja kohtuotsust teha, vaid inimesed ja ametiasutus leiavad nagu ühise keele lihtsalt kohtu vahendusel. Et selles mõttes sotsiaalasjades ongi istungeid selle võrra teinekord rohkem, et kui inimesel ei ole esindajat või advokaati, siis tal on kohtus suusõnaliselt palju lihtsam kohtunikule oma mure või asjaolud ära selgitada ja SKA esindaja on ka kohe seal olemas võrrelduna sellele, et ta peab kuidagi korrektselt midagi kirja panema, millisel viisil on võib-olla raskem inimesel, näiteks vanuril, ennast väljendada. Jah, ja halduskohtus tegelikult ongi nii, et inimene ei pea kartma halduskohtusse pöördumist selle tõttu, et tal ei ole näiteks raha esindaja palkamiseks. Et siin on halduskohtul erinevalt just teistest kohtutest selline juhendav ja abistav ja uuriv roll. Ja kui tavaliselt arvatakse, et kohtusse pöördumine on väga kallis, siis kuna täna räägime just sotsiaalasjades, siis üldjuhul on see ka kõik riigilõivu vaba. Et inimesed, kellel on mure, siis nad võivad SKA kohtusse kutsuda, kui on päris mure, võib siis nii öelda. Aga läheme siis konkreetsemate teemade juurde, et mis need valdkonnad ja teemad on, mis praegu aktuaalsed on ja mis, ütleme, kohtunikel ja SKA-l siis endal südame peal. Alustame praegu võib-olla Leilaga, et mis teil kõige rohkem töös on? No tegelikult töös on, ma ütleks, need kõik põhivaldkonnad, et on puude raskusastme tuvastamine ja selle käigus tehtav ekspertiis, siis perehüvitised ja ka pension. Ja kõik oma keerukustega tegelikult ka läbi ajaloo kuidagi kerkivad uuesti ülesse või ka on vaja jälle mingeid asju üle korrata, sest et inimesed on uued ikkagi. Aga ekspertiisi puhul on nii-öelda, kui me mõtleme seda, kui palju meil vaideid esitakse, tegelikult SKA ikkagi väga tugevalt proovib ka lahendada vaidemenetluses ära seda esimest kitsaskohta, kus inimene ei saa aru täpselt, et mida talle otsusega on tahetud öelda. Ja mis meil sealt nii-öelda silma torkab on see, et väga tihti ei teata, et või ei panda tähele, et tegelikult kui puude raskusastme tuvastamiseks on vaja ka, et arst oleks teinud sissekanded tervise infosüsteemi, siis seda ei ole tehtud ja tegelikult puudubki võimalus nii-öelda neid kontrollida ja tegelikult inimene jääbki abitusse seisu. Et siinkohal ma tegelikult ütleks, et inimesed, et kui te tulete juba puuet tuvastama, on võimalik käia ja kontrollida üle, kas teie raviarst on kõik sissekanded teinud ja kas need vastavad tegelikult sellele, millest nii-öelda te olete rääkinud, sest et me oleme kokku puutunud ka sellega, et inimene väga tugevalt vaidab vastu sellele, et raviarst on üldse valesti minust aru saanud. Aga sinna meie ikkagi võtame nii-öelda arsti arvamuse aluseks.
ja noh, ja see, mis on, et väga tihti tekitab küsimusi, on see, et kuidas üldse puuet määratakse, et tõesti me lahterdame kahte nii-öelda valdkonda, et meil on tööealised, kelle puhul see esmase hindamise teeb ära Töötukassa ja selle otsuse pealt tegelikult tuvastab Sotsiaalkindlustusamet puude raskusastme ja siis on lapsed ja vanaduspensioniealised, kus tegelikult kogu selle hindamise teeb Sotsiaalkindlustusamet ise ära. Nii et ja seal on põhimärksõna on see, mida aetakse segi ja mille üle kogu aeg peab ka rääkima, et puue ei ole funktsioonihäire, ehk siis vaid kuidas tegelikult inimene oma piirangutega hakkama saab, et kas abivahendi kasutamisega, tugiisikuga või tegelikult ongi see, et sa oledki ajas õppinud elama sellega, mis sul tegelikult funktsioonina puudu on näiteks. Et nende puude tuvastamise otsuste vaidlustamisel ma võin öelda, et minu jaoks need on emotsionaalselt kõige raskemad kaasused kohtus, eriti kui tegemist on lastega. Lapse vanemad on emotsionaalselt teinekord laetud, teinekord on ka esindajad, eksperdid väga kindlal arvamusel kujunenud ja neid pooli siis omavahel lepitada seal istungil on tegelikult isegi lihtsam, kui seda lõppotsust tegelikult kirjutada, sest seal on puude tuvastamisel ikkagi väga konkreetsed reeglid ja need alati ei lähe kokku selle arvamusega, mida inimene ise arvab, milline võiks see lõppotsus olla. Aga mis kohtunikele tundub, mis need puude tuvastamisel kohtus kõige suuremad murekohad või kõige rohkem vaidlusalused küsimused praegu on olnud? No pigem ongi nendeks küsimusteks see, et inimene ütleb, et noh, mul on ju igapäevaselt raske olla, ma ju käisin arstil, arst ju ütles mulle, et sul on vaja seda, teist ja kolmandat, kirjutas mulle ju ravimid, miks siis Sotsiaalkindlustusamet ütleb, et mul seda ikkagi vaja ei ole. Et tegelikult siin ongi vahe, et kui arst määrab konkreetse diagnoosi, siis see diagnoos veel ei pruugi tuua kaasa inimesele puuet, et nii nagu Leila siin ütles, et hinnatakse seda, kuidas inimene igapäevaselt selle diagnoosiga hakkama saab. Ja see on see, mida mida on raske mõista. Ja eriti oli selliseid vaidlusi mõned aastad tagasi, sest siis töövõimereformi jõustamisega tegelikult need varasemad alused muutusid ja varasem põhimõte sisuliselt oligi see, et kui sul on diagnoos, siis sul on automaatselt ka puue. Nüüd on need olukorrad natukene teistpidi, see praktika hakkab juba paika loksuma, aga vaidlusi ikka tuleb. Nojah, tegelikult kui neid asju, ma enda käes olnud asju vaatan, siis kõige raskem ongi, kui need vaidlused tekivad selle pinnal, et inimesel on arusaam, et kui tal on seesama näide, et jalg põlvest saati ära, et siis tal tingimata on väga suur puue, mis peaks tooma kaasa selle, et ühiskond talle maksab nii-öelda elus olemise eest peale, kui seda väga lühidalt nagu kokku võtta. Aga tegelikult ta suudab väga paljusid töid teha ja selle tõttu see puue tegelikult ei takista tal või see ei takista tal täisväärselt tööd teha, täisväärselt elada ja need konfliktid on tegelikult väga valusad, sest ühiskond on siiani suhteliselt nagu teise poole kaldunud, et iga sellise asja puhul tuli teatud materiaalne toetus, aga nüüd oleme ausad, enam ei ole nii palju raha ja kui me vaatame kõiki muid küsimusi, siis riik ja meie valitsejad Riigikogu on otsustanud poliitiliselt, et see on nüüd koht, kus tuleb asju natuke teistmoodi vaadata ja võib-olla ka inimene selle toaseina vahelt ikkagi julgemalt välja vaatama kutsuda, mis otsustajal on raske, on see, et tegelikult neid kohti, kuhu sellised inimesed, kes ise saaksid hakkama ja tööd teha, kes neid vastu võtaks, on Eestis ikkagi suhteliselt vähe. Ja see on, otsustamisel on kõige raskem koht, kui sa saad aru, et inimene, saad just selle mustri aru, et ta on siiani saanud, tegelikult ta saab toime ja nüüd ta peaks minema kuhugi turule.
tööd otsima näiteks. Ja samas sa tead, et neid kohti, kes neid puuetega inimesi võtavad, et me ei ole veel selline ideaalühiskond, tööandja ikkagi tahab saada täie rauaga, et ja tal on mõnikord ka täiesti vale arusaamine sellest, et see inimene, kellel on mingisugune puue, et ta ikkagi 100% tööd ei suuda teha, eriti just vaimsetes ametites, et nii ta on, et selles mõttes on ka kohtunikul üpris sageli raske neid otsuseid teha, et saades aru nagu, et mis on see taust ja saades aru, et kuidas ühiskond seda tegelikult toetab või ei toeta, aga me peame need otsused tegema, selleks me kohtunikud oleme. Ma võtan selle puude teema kokku veidi ekspertiisi nurga alt, kuna see on praegu meedias ka üsna palju läbi käinud, et inimesel peab alati meeles olema, et see ekspertiis tehakse juba olemasolevate terviseandmete alusel. Mis tähendab seda, et kui sa üldse hakkad puuet taotlema, siis tasubki vaadata, kas kõik need arstiandmed, mis sa tahad, et hinnatakse, on see olemas. Ja kui juhtub, et midagi on puudu, siis tegelikult saab hiljem esitada uue taotluse, samamoodi kui sa ei ole selle ekspertiisiga rahul, mille näiteks ka ekspert on teinud, siis sa saad paluda, et kohus teeks uue ekspertiisi või tuua välja, mis seal ekspertiisis on valesti, ja teinekord SKA teebki ise uue ekspertiisi või uuendab menetluse. Et see ekspertiis ei ole midagi sellist udust ja kauget, vaid see on lihtsalt arstlik arvamus inimese terviseseisundist. Ja kui inimesed kohtusse tulevad, siis tasub seda silmas pidada. No, kui võib, siis ma tooks siia juurde, et mis eriti kohtuniku mõnikord närvi ajab, on see, kui varasemast nii-öelda sellest kohtuasjast nähtub, et inimesel on tehtud järjest soovitusi, et mine ja tee mingisugune asi ära ja ta on selle tegemata jätnud. Et siis tekib tõesti nagu küsimus, et miks inimesed ise endale kahju teevad, et kas nad ei saa aru või nad petavad tegelikult ka neid ekspertiisitegijaid ja kohtunikke. Et see paratamatult toob selle asja ja see ei ole päris üksikud asjad, neid on ikkagi päris palju olnud selliseid juhtumeid viimasel ajal. Aga on ka teistpidiseid olukordi selles mõttes, kus inimesele on tehtud varasemalt ekspertiis, selle tulemusel on talle puue määratud ja nüüd mingil põhjusel enam ei määrata ja siin on nüüd see koht, kus meie kohtunikena oleme siis aja jooksul Sotsiaalkindlustusametit juhendanud, et eriti nendes olukordades tuleb neid otsuseid iseäranis põhjalikult põhjendada, inimesele arusaadavas keeles kirja panna, miks see seisukoht nüüd on nagu muutunud ja neid selles osas need praktikad ka järjest nagu paranevad. Ja kuna seda puuet hinnatakse koos selle töövõimega, siis selle teema lõpetuseks ma soovitaks inimestele veel seda, et kui arst annab teile ravisoovitusi, siis neid üldiselt tuleb täita, sest et ka seda töövõime hindamisel hinnatakse, et kas sa oled täitnud kõiki neid soovitusi, mida arstid sulle on andnud ja kui juhtub, et sa üldse täitnud ei ole, siis ka seda töövõime puudumist sulle ei tuvastata, et see tuleb inimestele kohtus väga suure üllatusena teinekord. Et ongi ka sellised näited, kus kõik retseptid on välja ostmata, kõik suunamised taastusravile on käimata, inimese tervis on väga kurb, on seda vaadata, näiteks 2 aasta jooksul väga halvemaks läinud ja kui võtta sinna kõrvale arstlikud arvamused, mis ütlevad, et tegelikult see kõik oleks raviga kompenseeritav, siis ongi rohkem kahju mitte sellest töövõime toetuse ilmajäämisest, vaid lihtsalt sellest inimesest ja tema tervisest, et arst või riik ei ole temani jõudnud, et ta peaks ennast ise ennem aitama, enne kui riik appi tuleb. Aga minnes teise teema juurde, seda võiks tegelikult isegi nimetada, kuna ma varem töötasin õiguskantsleri kantseleis, siis väärikas vananemine, ehk siis pensioniealised, et mis nendega seoses teemad on, millega SKA kokku puutub? No esimene juba käis siit läbi, et soodustingimustel vanaduspensionid, et see on see üks valdkond, mis nii-öelda kohtusse meie poolt kõige rohkem jõuab ka. Ja tegelikult ongi seotud sellega, et meil on üks nimekiri, kus on kutsealad nimetatud, alla oma töö näiteks, või kõrgpingeliini elektrik. Et tee, mis tahad, et nende ametite kohta väga tihti ametinimetused ei klapi,
pole säilinud enam andmeid ja tegelikult Sotsiaalkindlustusametil siis puudub nii-öelda õigus öelda, et jah, ta tegi seda tööd. Ja see on see koht, mis tegelikult ka kohtusse kõige rohkem satub, et kus nii-öelda on vaja siis seda staaži tuvastada läbi erinevate võimaluste. Nii et ma olen ka, ma olen ikka ajaloost sellega kokku puutunud, et see tegelikult just läheb ka ajas raskemaks, sest et hinnata nüüd mitukümmend aastat hiljem, kas need tingimused ikka on samad, mis tol ajahetkel, kui see nimekiri loodi, päris enam nii ei ole. Nii et on teatud tingimused, kus tõesti. Selle nimekirjaga muuhulgas on häda ka see, et see on tõepoolest kehtinud muutumatul kujul enam-vähem, kui ma ei eksi, 96. aastast või midagi taolist. Ja puuduvad ka igasugused selgitused selle nimekirja koostamise aluste kohta, miks üks või teine ametikoht sinna on arvatud ja tõepoolest ajas on nende ametikohtade nimetused kõvasti muutunud ja see tekitab üksjagu segadust ning inimestel ongi siis tegelikult siin abiks tõesti kohtumenetlus, sest kohus saab lisaks siis sellele, mida Sotsiaalkindlustusamet või dokumentaalselt saab koguda, saab küsitleda ka tunnistajaid näiteks. Need tunnistajad ei pea samal ajal kohtusse tulema, neid võib küsitleda ka kirjalikult või telefoni teel, nii edasi, et meil on natukene laiemad võimalused seda uurida, et kas see konkreetne töö, mida see inimene tegi, võiks vastata nendele tingimustele, mille alusel ta soodustingimustel vanaduspensioni saab. Nojah, ma olen seda protsessi nüüd väga pikalt osalenud ja ilmselt ma olen selles mõttes natukene ebamugav partner on Sotsiaalkindlustusametile, et ma üpris sageli olen teinud neid otsuseid, mis võib-olla ei ole päris 100% ettearvatavad selles mõttes, et inimese kaitsmine on me kohtu peamine ülesanne ja kohtupraktika paraku on ka mõnes kohas on jäänud natukene minu arvates ajale jalgu ja just nimelt sellepärast, et me peame ikkagi suutma tõendada neid asju, mida me enam ei näe, mida me ei katsu, mis on muutunud ja eriti kui me mõtleme selliste, ühed viimased näited olid metsatööd, et kus metsatehnika on nii palju muutunud, kui vanasti läks mees truuspaga metsa, oli seal ööpäev läbi, praktiliselt langetas ja tassis neid palke kokku käsitsi, siis tänapäeval istutakse soojas ja mugavas harvesteri kabiinis ja tehakse kogu see töö ära. Et selles mõttes need olud muutuvad ja nende olude muutumise tegelikult ei ole üpris sageli nagu täpselt paika pandav. Ja lisaks on siis ka selliseid juhtumeid, mille puhul siis kuigi asju nimetatakse ümber, siis tegelikult need olud väga palju muutunud ei ole, millega inimesed töötama peavad, et kui me räägime siin teatud hoolekodudest, mis on siis erinõuetega, siis nende suure reformiga ajal tegelikult need hooldajad, ega nende töö sisuliselt, kui neid küsitleda detailselt ja täpselt ei muutunud, sest patsiendid on ikka ju samasugused, kes ei suuda liikuda, kes on võib-olla ohtlikud, kes ütleme niimoodi, et ei kontrolli oma seedetegevust ja nii edasi, et need tööd tuleb kõik ära teha ja seal meil tekkis päris mitmeid olukordi, kus võib-olla kohus läks natukene isegi kaugemale, kui Sotsiaalkindlustusamet arvas ja ootas, aga jah, need on need küsimused, mis meil tuleb ajalukku tagasi minna ja kui sul ikkagi seda otsest kokkupuudet ei ole, siis on mõnikord ka sellest raske aru saada. Et enne kui võib-olla sinna hooldereformi juurde liigume, nende pensionite ja tunnistajate osas siis kuulajatele nii palju, et kui kohus kutsub ka teid tunnistama kohtusse, siis karta ei ole midagi. Et see tegelikult ei ole päris nii, nagu telekast ja filmist paistab, vaid kohus küsib küsimusi, teie vastate, täpselt nii palju, kui te mäletate ja kui ei mäleta, ei juhtu ka midagi, võibki öelda, et ei mäleta. Et teinekord need tunnistajad on just ka ise juba vanaduspensioniealised ja helistavadki kohtule, mul on paar korda olnud, et nad ei julge tulla kohtusse.
kirjalikult ka anda ei tahaks, siis kardetakse, et äkki läheb midagi veel rohkem sassi, et suuliselt oleks nagu lihtsam selgitada. Aga peale pikka selgitamist lõpuks inimesed tulevad ikka kohtusse ja pärast öeldakse, et ei olnudki nii hull, et seda tasub meeles pidada, et kui kohus kutsub kutsega kohtusse tunnistama, siis tõenäoliselt see on ikkagi jällegi elu jaoks väga oluline asi, mille jaoks kohus teid kutsub, tasub tulla ja karta ei tasu. Kõrvalpõikena siin ma ütlengi, et kui inimesel tekib küsimus selles osas, et ta ei julge kohtusse tulla tunnistajana või kaebajana, siis tegelikult kohtutel on nüüd vägagi hästi toimiv infotelefonisüsteem, sinna saab alati helistada, sealt selgitatakse teile, mis on teie, mida kohus teilt ootab, mida te peaksite, kuidas ja kuhu peaksite minema ja nii edasi, et alati saab küsida. Ja ma ütleks veel juurde nii palju, et tunnistajatel on võimalik ka kompenseerida nende kohtusse tulekuga seotud kulud, et see on täiesti seaduses ette nähtud ja mõnikord on seda ka palutud teha, et kuigi oleme ausad, mul on väga sümpaatsed need tunnistajad, kes ütlevad, et me tuleme selleks, et oma kohustust täita, kodaniku kohustust täita, mitte selleks, et seda tasu kindlasti kätte saada. Aga lähme siis edasi, ma tean paljudele südamelähedase teemaga, hooldereformiga, et ma annan jälle sõna kõigepealt Skaale, meil on praegu väga hästi see jutuajamine niimoodi liikunud. Ja hooldereformiga on nüüd Sotsiaalkindlustusametil täiesti teistsugune roll, et Sotsiaalkindlustusamet ise ei ole üldhooldusteenuse korraldaja, et nende korraldajaks on siis kohalik omavalitsus, mis Sotsiaalkindlustusameti roll selles valdkonnas on see, et Sotsiaalkindlustusamet teeb tegelikult järelevalvet siis nii kohaliku omavalitsuse töökorralduse eest, kuidas siis inimene teenusele jõuab, kui ka tegelikult hooldekodude üle, kes siis teenust osutavad. Ja tegelikult selle hooldereformi käigus siis esimest korda tegelikult Eestis tekkis üldse ülevaade, kui palju meil abi vajavaid inimesi on tegelikult, kes abi vajavad ja kui suur nende abivajadus on. Sest et mida me nüüd selle esimese järelevalve aasta käigus leidsime, et me vaatasime ka seda, et kui palju siis neid abivajadsuste hindamisi on, ja kuidas on hinnatud. Sealt selgus küll see poole, et kedagi kergekäeliselt üldhooldusteenusele tegelikult ei suunata, et tegelikult ikkagi see inimeste abivajadus ja teenuse vajadus on olemas. Et see on nagu minu väike kokkuvõte sellest teemast. Siin on võib-olla väga oluline roll just suunata inimesi kohaliku omavalitsuse poole, et linna või valla näiteks sotsiaalosakond on see, kuhu võiks esmasena pöörduda ja küsida, millised võimalused on sellise hooldusteenuse korraldamisel, sest hooldekodus inimese paigutamine ei ole ainukene viis inimest aidata, pigem on suund sinna poole, et kui vähegi võimalik, siis inimesel oleks võimalik väärikalt vananeda oma koduseinte vahel, lisaks siis ongi selleks hooldekoduteenusele mitmed muud teenused, sotsiaaltöötaja aitab vana inimest, on selline teenus olemas nagu koduteenus, kus inimesi käiakse abistamas, mõnikord käiakse ka poes, nii edasi, et see hooldekodusse paigutamine on selline viimane abinõu, kui tõesti muud teenused ei ole enam sellised, ei kata enam ära seda inimese hooldusvajadust. Ja see ongi põhiline, et esmane kontakt kohaliku omavalitsusega ja siis alles saab edasi minna. Ma siin lisan veel selle juurde, et see esmane kontakt kohaliku omavalitsusega, et see ei pea üldse olema inimene ise või tema otsene lähedane, et see on see koht, kus on see taotlusvaba tegelikult teenuse osutamine, et piisab tegelikult abivajavast inimesest teada anda kohalikul omavalitsusel ja tegelikult kohalik omavalitsus peaks asuma tegutsema. Nojah, ma
kuna ma olen ka neid esimesi asju nii-öelda lahendanud selle reformi käigus, et tegelikult üks asi, mis võib-olla ei ole kõige läbimõeldum olnud ja mis minule tekitab, kui ma neid asju vaatan, tekitab teatud mõtteid. Ja see on see teema, et kui varem need vajadused olid selgelt reguleeritud Sotsiaalkindlustuse ametliku mingite normidega või Sotsiaalministeerium võttis vastu sellise üldise juhendi, et kes siis nendele vastas, need pidid saama selle teenuse. Siis hetkel vähemalt nendes mõnes asjas, mis mul on läbi käinud, on kohalikel omavalitsustel teatud segadus. Et see norm enam, mis varem kehtis, see eeskiri, see enam ei kehti selles tähenduses, et on kohustuslik, tast võetakse eeskuju, aga milline on nüüd see ütleme kohaliku omavalitsuse enda hindamiskaala ekspertiisi, ütleme see hindamiskaala, kuidas siis kellele nagu mingisugust hoolekandeteenust määratakse ja antakse või kes saadetakse üldhooldusele, et see on nüüd puhtalt omavalitsuse enda käes otsustada ja kui me nüüd arvestame, et meil on ikkagi väga erineva võimekusega kohalikud omavalitsused Eestis, siis siin võib tekkida täiesti selline mitte kontrollitav ebavõrdsus. Ja ma olen juba seda natuke näinud mõnes asjas. Ma arvan, et täna võib-olla nii ongi, sest et tõesti see abivajaduse hindamise nii-öelda metoodikat kui sellist tegelikult ei ole ja kohalikes omavalitsused on erinev, et kõik ei kasuta ühte metoodikat selleks. Aga mis ma siia tahtsin juurde tulla, et see peaks paranema ja paraneb ta seetõttu, et Sotsiaalkindlustusamet lisaks nii-öelda järelevalvale tegelikult arendab ka kohalikele omavalitsustele just sotsiaalteenuste infosüsteemi. Ja tegelikult ka sinna on see abivajaduse hindamine arendatud, et ta oleks võimalikult valdkonnapõhine ja võimalikult lai ja tegelikult annaks parema pildi kohalikule omavalitsusele otsustamaks, mis teenust inimene vajab. Ja et selle abivajaduse hindamisega tihtipeale on ka näha, et ega inimesed ei saagi aru, mida see täpselt tähendab. Et tulles natuke eemale sellest hooldereformist, et kui inimene näiteks tahab korterit kohalikult omavalitsused, aga kohalik omavalitsus ütleb, et me aitame sind hoopis üüritulud soodsa korteri leidmisega. Et see abivajaduse hindamine selle uue süsteemi järgi on selline kompleksne ja tegelikult inimene võib nii öelda, et ise seda teenust nagu valida ei saagi, et seda otsustab siis kas teatud juhtudel amet või teatud juhtudel kohalik omavalitsus ja seda on tegelikult inimestel raske mõista, et selle kommunikatsiooni või selle sõnumi tahaks anda küll riigile, et seda kommunikatsiooni oleks võib-olla rohkem vaja, aga jällegi seni, kuni seda kommunikatsiooni veel selliselt ei ole, siis kohtus seda alati inimesele ka selgitab, et inimene saaks aru, mille üle meil täpselt nendes asjades vaidlus käib. Kas selle hooldereformi osas tahab keegi mingi lõppsõna veel öelda, mis kuulajatele võiksid nüüd nagu meelde jääda sellest asjast? No ma ei tahaks võib-olla lõppsõna, aga ma tahaks tuua ühe sellise hästi huvitava küsimuse, mis mul endal üles on tekkinud, et seal on tegelikult kaks nagu teemat. Et oli üks selline juhtum, kus üks vana abielupaar, kes olid mõlemad, üks oli 94 ja teine oli midagi 87-88 aastat. Ja ühel abielupoolel siis tuvastati see vajadus üldhooldusteenuse järgi ja teine osutus liiga kõbusaks. Ja nüüd tekkiski see olukord, kus rahaliselt ei olnud võimalik seda teisel isikul sinna hooldekodusse minna. Ja vaat see on nüüd see koht, kus tuleb nagu tõsiselt mõelda, et äkki siin oleks vaja mingisuguseid ka seaduslikke lahendusi leida. Aga teine huvitav asi, mis selle asjaga siis tuli, oli, et kuna me võtsin ja menetlesin seda väga põhjalikult, väga pikalt lasime seal täiendavaid hindamisi teha, siis juhtus niimoodi, et mingisuguseks ajaks oma pere toetusel see vanem daam sai siis minna oma abikaasa juurde, hoolekodusse. Ja mis nüüd juhtus, et kuna hoolekodus oli tal tingimused paremad kui kodus olid, siis ta üldine olukord läks nii palju paremaks, et viimase hindamise käigus tuli välja, et ta ikkagi ei kvalifitseeru sinna. Et see võib tunduda naljakas, aga tegelikult see on ühiskonna mõttes on see suhteliselt kurb, et kui
kui inimestel on ikkagi võimalik nagu täisväärtuslikult elada, kui ta selle minimaalse sellise elutoe saab, et siis me oleme midagi tegemata jätnud ühiskonnana, kui selleks peab minema üldhooldusteenusele, et ta saaks elementaarselt toitutud, võib-olla pestud, võib-olla natukene liigutud värskes õhus, et see on tegelikult nagu üks koht, kus minu arvates on nagu seda mõtlemist võiks natuke olla, et kas ja kui palju me ikkagi kohalikule omavalitsusele, ütleme, tegemist oli Eesti mõistes suhteliselt vaese kohaliku omavalitsusega, seda sellistes olukordades täiendavat ressurssi saame leida, et need inimesed selle miinimumi, et oma tervist säilitada ja inimväärselt elada ikkagi kätte saaks kohalikult omavalitsuselt. Et eks kohtuniku jaoks ongi kõige raskemad need kaasused, kus sa näed ebaõiglust, normide järgi tuleb lahendada olukord ühtemoodi, aga see ebaõiglus ei küündi sinna põhiseaduslikkuse järelevalve tasemeni veel. Et laste puuete hindamise puhul, sinna korraks tagasi tulles näidete puhul, ongi kõige keerulisemad need olukorrad, kus olemasolevate andmete alusel lapsel puuet tuvastada ei saa, aga sa näed, et tegelikult on muud teenused, mida ta võiks saada kasutada, aga kohtu ülesanne ei ole teda lõpuni abistada sinna teenusteni ja teinekord inimesed just neid teenuseid ei taha, vaid nad tahavad konkreetselt seda puuet. Et need olukorrad just, kus see kohtuotsus ja see õiglustunne ei lähe tingimata kokku, aga põhiseaduslikkuse järelevalve algatamiseks tegelikult ka alles ei ole. Et need ongi need minu jaoks vähemalt kõige raskemad nagu olukorrad lahendamisel. Aga nüüd siit edasi minnes jälle teema juurde, mis on praegu väga sageli ka meedias, ehk siis perehüvitised ja osalisel ajal välismaale kolimine. Et mis siis saab, kui pere otsustab pool aastat elada lastega koos välismaal, vanemad töötavad seal, lapsed õpivad seal, tervisele väga kasulik, Eestis väga palju päikest ei ole, ja tagasi tulles avastavad meili lugedes, võib-olla välismaal oma meili ei loegi nii palju või postkasti ei vaata, et kõik perehüvitised on ära võetud. Et ma annan jälle sõna alguses Leilale. Jah, see on see, et mida inimesed väga tihti ei taju, et perehüvitised on Eesti elanikele. Ehk siis see tähendabki seda, et sul peab tegelikult olema Eestis elamine, et sa pead selle nii-öelda pool aastast elama Eestis vahetult, on ju. Mitte ei ole kodaniku õigus ja seda väga tihti aetakse oma vahel sassi ja siis arvataksegi, et ma nüüd lähen korraks välismaal, elan seal natukene aega, et mitte midagi ei juhtu, sest et ma olen ju ka Eestiga nii tihedalt seotud olnud ja mul õigus on ikka. Aga mis siin on abiks, on see, et tegelikult Euroopa Liidus on perehüvitised natukene nii-öelda läbi mängitud, et kui sa lähed teise Euroopa Liidu liikmesriiki elama, siis tegelikult tuleb see teada anda, et sa sinna läksid elama ja sul tegelikult tekib seal nii-öelda õigus taodelda endale perehüvitisi. Ja kui sul on niimoodi, et sa tegelikult eladki kahe riigi vahet, on ju, meil on väga tihti juhtumeid, kus sul on üks ema töötab ühes riigis, teine isa töötab teises riigis, siis vaadatakse, kus laps lõpuks elab, on ju. Ja tegelikult on ka see, et kui ongi kahes riigis töötamine, siis isegi Eesti maksab selle osa juurde, mis tegelikult teine riik näiteks vähem maksab. Ja seda lihtsalt ei teata. Ja tegelikult on ka me teada ka Euroopa Liidu liikmesriike, kes võib-olla ei maksagi nii suurt hüvitist, siis tundubki niimoodi, et mitte midagi ma lõpuks ei saa, et lihtsam on mitte teavitada ja loota paremat elu. Aga siia ma tahtsin tuua ühe uue nüansi juurde, et mis meile nüüd on pilti tulnud, on siis tegelikult vanemad, kes on lahku läinud, kes kasvatavadki last nii-öelda pooleks, et meil on kohtuotsused, et ongi pool aega ühe vanemaga, pool aega teise vanemaga ja elavadki erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. Ja siis meil on veel see, et meil on kordamööda vanema või hüvitise maksmine. Aga mis tuleb välja, on see, et teised Euroopa Liidu liikmesriigid seda ei tee. Ja see on niisugune väga keeruline koht, et mida nende juhtumitega teha. Nendest juhtumitest nendega tullakse praegu väga sageli kohtusse ja seal põhiline see tõendamisese ongi see, et kas nüüd inimene siis elab Eestis või mitte. Ja palju neid tõendeid on, et mina omalt poolt saan
inimestele siis, kes tulevad kohtusse, anda kaasa selle soovituse, et tulebki esitada need tõendid. Et tõepoolest üksnes sellest väitest, et ma olen Eesti kodanik, selle toetuse puhul ei piisa ja see on kohus siia selles mõttes sekkuda ei saa, et see on seadusandja otsus olnud, et sellistel tingimustel neid toetusi antakse. Aga teisest küljest ega see otsustuse tegemine ei ole päris lihtne matemaatika, et mitu päeva inimene on välismaal olnud, seal on piiriületuse tõendid, inimesed esitavad ka tõendeid, kui palju nad on Eestis arsti juures käinud, kus nende laps õpib, kusjuures tavaliselt lapsed õpivad üldse kaugõppes. Osad lapsed õpivad välismaal. On ka näited, kus lapsed õpivad siiamaani ka Vene Föderatsiooniga seotud koolides. Et seal tegelikult ei ole väga lihtne selle piiri tõmbamine poole aasta kaupa ka, et kus see inimene tegelikult elab. Aga päris palju aitab juba see, et kui inimene Eestist ärakolimisel mõtleb selle läbi, et kas ta kolib sinna nüüd püsivalt ja kas ta tahabki päriselt elada välismaal või ta käib seal ainult mõneks ajaks. Et kohus lõpuks selle hindamisotsused lihtsalt konkreetselt tõendite alusel teeb, aga tegelikult inimesed saavad ise juba väga palju sellele ka kaasa aidata. Jah, siin ongi see just need kõikvõimalikud tõendid, et need peavad ikkagi olemas olema, kohus ei saa neid tõendeid välja mõelda. Need tuleb ikkagi kohtul esindada ja kui need ei ole, siis ega midagi teha ei ole, kohus on sellega piiratud. Jah, ja siin tasub veel väga palju näiteid, vähemalt minu menetlustes on selles, et kui Sotsiaalkindlustusamet teiega ühendust võtab, ja sealtki teile kirju saadab ja inimesed on need tegelikult kätte saanud, siis tasub neile reageerida ja vastata, et see võib-olla ei ole ainult ka nende hüvitistega seotud asjades, vaid see on üleüldine põhimõte, et kui riik sinu poole pöördub ja sa tegelikult selle kirja kätte saad, siis selle ignoreerimine ei tee olukorda paremaks. Et tihtipeale jõuavadki kohtusse kaasused, kus inimene on saanud juba lõppotsuse kätte ja ta sellest esimest korda kuulebki sest lõppotsusest. Et siis kohus hindab, et kas Sotsiaalkindlustusamet näiteks on teinud või muu vastus ta on teinud endast kõik oleneva, et inimene varem kätte saada, aga on ka selliseid juhtumeid, kus inimene saab kirja kätte ja ta lihtsalt ei reageeri. Ja siis kohtus talle tundub kõik väga ebaõiglane. Et kui riik sulle kirjutab, siis tasub ikkagi uurida, mis teemal see on ja vastata, et see teeb tavaliselt asjad lihtsamaks ja kergemaks, et see kirjade ignoreerimine teeb inimesele olukorra raskemaks ja kohtus kindlasti teeb olukorra raskemaks. Et hiljem tulla kohtusse selliselt, siis kohtul on käed üsna seotud selle haldusakti hindamisel. No üks teema jah, mis siin sellega paratamatult kaasas käib, kõikide toetustega on ikkagi see ausus ja tegelik vajadus, et kui me ikkagi vaatame rikastes lääneriikides või Põhjamaades töötavaid inimesi, siis nende võib-olla sissetulekud, mida alati ei avalikustata esimese hooga, võivad olla väga, väga oluliselt sellised, et tekib ka see sotsiaalse õigluse küsimus, et miks me peame sellistele inimestele neid toetusid maksma, kui tal tegelikult need vahendid ja ressursid ise hakkama saamiseks on täiesti olemas ja ega see ei puuduta ainult nüüd neid peretoetusi ja välismaaga seotud asju, vaid tegelikult olles ise väga palju nagu ka võib-olla tsiviilõiguse väljatöötamise juures olnud, et minu arusaam on ikkagi selline, et me peame ikka väga tõsiselt hakkama toetuste määramisel, igasuguste toetuste määramisel, kus me jaotame ühiskondlikke ressurssi ümber, arvestama seda, et me peame vaatama, mida on tehtud selle isiku konkreetse varaga, sest neid näiteid on viimasel ajal väga palju tekkinud, kus isikud lihtsalt peidavad seda vara, et saada toetusid, et saada eluruume näiteks isegi nii naljakas, kui see ei ole ja need asjad on tegelikult ka, millega kohus peab ja saab tegelda ja eriti juhul, kui Sotsiaalkindlustusametil, kellel on ju see esimene infokogumine olemas, et mingi pilt olemas, et need asjad tuleb ikkagi välja tuua, sest me jaotame ümber raha, mis võiks minna ühiskondlike muude vajaduste rahuldamiseks, kui me ei annaks selle ainult ausatele inimestele. Kui me anname ebaausatele inimestele, siis paraku jah, see raha läheb valeks otstarbeks ja keegi jääb sellest ilma, kes seda vajab. Et siit olekski hea minna selle küsimuse juurde, et praegu me rääkisime pikalt, kuidas toimub kohtumenetlus,
milliste teemadega, et võib-olla kohtunikud enne, kui me räägime sellest viimastest soovitustest, mida teha, et kohtusse mitte sattuda, sellest, et kuidas kohtumenetlus näiteks kas või selles perehüvitistes üldse käib, et kui ma saan nüüd selle otsuse, millega ma ei ole rahul, ma näiteks arvan, et ma ikkagi elan Eestis ja ma pean saama neid hüvitisi, et mis ma siis järgmise sammuna teen ja mis kohtus edasi saab? No esimene võimalus tegelikult on pöörduda ikkagi selle konkreetse ametiasutuse poole, kes selle otsuse teinud on, esitada siis nii-öelda kohtueelses menetluses, seda nimetatakse vaidemenetluseks, oma selgitused, kui on, siis võimalikult palju neid tõendeid ja ka selgitused selle kohta, miks varem neid ei esitatud, kas inimene ei saanud neid kirju kätte või ei saanud ta aru, mida ta esitama peab, nii edasi. Ja kui selle vaidemenetluse tulemusel siis ikkagi valmib otsus, mis ei ole inimesele meelepärane, siis tal on õigus tulla kohtusse. Tegelikult see kohtusse esitatav kaebus ei pea olema kuidagi mingit pidi juriidiliselt väga keerulises keeles või korrektses vormingus. Oluline on, et inimene paneb selgelt kirja, mis on tema soov, kuidas kohus teda aidata saab. Ja sealt me saame juba edasi minna. Ja minu küsimus ongi jätkuküsimus, mis siis edasi saab? Milline näeb kohtumenetlus välja? Sellest väga harva räägitakse. Kohtumenetlus on ju laias laastus jaotatud 2, üks on see ettevalmistav menetlus ja teine osa siis sellest on siis kohtuistung või kohtuotsuse kirjutamine. Et ettevalmistavas menetluses me kogume kokku kõik tõendid, poolte seisukohad ja üpris sageli tegelikult, kui need on koos, mõlemad pooled, siis nii riigiorgan kui ka siis see isik leiavad, et meil ei olegi kohtuistungit vaja, et selle otsuse saab lahendada ka kirjalikult, mis teeb asja kiiremaks eelkõige ja kulud jäävad väiksemaks. Et kui me ei vaidle mingite asjaolude üle, kui kõik need on tõendatud ja üpris sageli võib ka juhtuda niimoodi, et tegelikult võetakse see kaebus sellisel hetkel juba omaks, et kohus ju ikkagi, kui ta esimese saades selle kaebuse pöördub siis ütleme siis käesoleval juhul SKA poole, et siis mõnikord me ikkagi väljendame ka suhteliselt selgelt, et see kaebus on ilmselt põhjendatud, et ja juhtub see, et otsuseid muudetakse, aga juhtub ka seda, et tõesti läheb täismenetlus ja mõnikord läheb pikemalt, võib-olla aasta, võib-olla 1,5 mõni menetlus võtab, aga jah, reeglina ta saab ikkagi kuskil sotsiaalasjad, vähemalt enamikel kohtunikul on prioriteedid, et kui me vaatame ja näeme, et see puude või mingisuguse toetuse saamine ikkagi sellest sõltub inimese nagu heaolu ja võib-olla ka ellujäämine, et siis me teeme need asjad suhteliselt prioriteetsetena ikkagi ära, sõltumata sellest, mis järjekorras nad on meile laekunud. Et ma võtan siis kokku nii, et SKA teeb otsuse, kui sa sellega rahul ei ole, esitad kaebuse. Kohus võtab kaebuse menetlusse, küsib SKA arvamust. Võib-olla teeb peale seda istungi, kus saad veel oma arvamust avaldada, aga võib-olla saad ühe korra arvamust või paar korda avaldada kirjalikult. Vahel kutsutakse veel tunnistajad, vahel tehakse ekspertiis ja kui kõik need toimingud on tehtud, siis kohus annab ette teada, millel otsus tuleb. Üllatuslikult kunagi otsust ei tule. Jah. Ja vahel võib olla ka kompromissi läbirääkimised veel, et kui mõlemad pooled on seisukohta esitanud ja kohus näeb, et siin võiks nagu milleski kokku leppida, kuigi toetuste asjades seda on mitte nii sageli, kuna seal on ikkagi õigusnormid on ees väga selged, aga ikkagi tuleb ette, kus on võimalik ja mõnikord ka selleni jõutakse. Ma võib-olla siin natukene isegi vaidlen Taimerile vastu, et toetuste asjades neid kompromissläbirääkimisi väga ei tehta. Mina olen küll väga palju teinud. See ongi põhiliselt seetõttu, kui ma näengi, et on toimunud ametiasutuse ja inimese omavaheline möödarääkimine ja teine koht, kus on näiteks hiljuti ma pidasin kompromissläbirääkimisi ja ma loodan, et pooled jõuavad kokkuleppele, selleks on neile nüüd väike aeg antud, on näiteks olukord, kus
seoses puuetega lastega perekond soovib mingisuguseid teenuseid kohalikult omavalitsuselt ja vaidlus on lihtsalt selles, et millises mahus neil seda vaja on. Ehk siis näiteks praegu oli selles asjas tegemist puuetega lastega, kelle puhul vanemad soovisid siis, et kohalik omavalitsus aitaks neid sellise lapsehoiuteenusega, need lapsed ei saanud kasutada sellist tavapärast lapsehoidjat või see perekond ei saanud kasutada tavapärast lapsehoidjat, sest need lapsed vajasid erihooldust, aga samas need lapsed said kasvada kodus, aga vanematel oli siis vaja ka teinekord sellist nii-öelda hoolduspuhkust ja siis vaidlus käiski tegelikult selle üle, et millistel tingimustel seda hoolduspuhkust saab määrata, kas iga kord, kui seda lastehoiuteenust perekonnal vaja oli, kas nad iga kord peavad esitama uue avalduse, milliseid dokumente nad peavad sinna juurde esitama ja lõppkokkuvõttes et millises mahus siis seda anda. Me tulime kohtuistungile kokku, väga tore oli, väga hea arutelu, oli väga hea õhkkond, pere esitas oma selgitused ja vajadused, kohalik omavalitsus oli väga kena ja vastutulelik, saime seal arutatud põhilised asjad, saimegi kokkuleppele jõutud, nüüd mõned nüansid olid, kuhu nad läksid omavahel arutama ja loodetavasti siis sõlmib või valmib see asi ilma kohtuotsuseta kokkuleppena. Ei, ma ei tahtnud ütelda, et siin ei ole võimalik need juhtumid, kus on võimalik mitmesuguseid erinevaid toetus- või meetmeid rakendada, seal kindlasti on kompromiss, aga kui on ikka selline mustvalge ühe toetuse taotlemine, siis tegelikult siin see kompromissiruum on sageli üpris väike, ma pidasin just seda silmas, et kui on selline kas jaa, ei vastus, siis siin seda kompromissiruumi ei ole, aga seal, kus on, seal loomulikult kohtuniku ju üks kohustustest on igas asjas üritada võimalusel kompromiss saavutada poolte vahel rahumeelselt. Ja nüüd siin võib-olla olekski hea lõpetuseks kokku võtta, ma igalt ühelt siis küsin, et mida inimene saab ise teha, et üldse mitte halduskohtusse sattuda, et kuigi meil on väga tore kohus ja me kuuleme inimesed ära, selgitame ja aitame ja seda täitsa siiralt, siis ideaalses maailmas ei ole kohus ju midagi, kuhu keegi tahaks sattuda. Et SKA vaates, mis see on, mille inimene võiks siit saatest kuulates kaasa võtta? Ma arvan, et see, et oma asju natuke ette mõelda ja vaadata, et kui sa tahadki riigiga mingit asja tulla ajama, hüvitist taotlema või teenust taotlema, et sul need asjaolud oleksid selged või kui ka mingid asjaolud muutuvad, kolidki ära, et sa tegelikult siis annad ka sellest õigeaegselt teada, et me ei hakkaks seda tagantjärgi kõike lahkama. Mina ütleks seda sama, et tegelikult kõik sotsiaalasjad, nad ei alga ju kohtus, nad algavad nende ametnike juurest, kas kohalik omavalitsus või riigiametnikud, kes tegelikult igapäevaselt nende asjadega tegelevad. Ja võib-olla kõige parem soovitus, mis ma alati inimestele oskaksin anda, on kuulake, mida need spetsialistid teile räägivad. Nad ei ole pahatahtlikud. No lisaks võib-olla on soovitus ka see, et läbi mõelda ise kõigepealt, milline võiks olla see kohane abi, mida oodata. Ta alati ei tasu kinni jääda sellesse mingisse konkreetsesse soovi, ongi näiteks saada Tallinna linnalt endale sotsiaalkorter. Võib-olla on selleks mingid muud abivahendid olemas ja neid tasubki siis linnalt või vallalt küsida. Mitte siis jääda jäigalt sinna oma soovidesse kinni. Aga teine ja selline üldine asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et kogu meie sotsiaalkindlustussüsteem tegelikult põhineb solidaarsuspõhimõttel, mis tähendab seda, et inimesed peaksid ka ise oma tööealisena tegutsemisel panustama sellesse süsteemi, sest see raha ei tule kuskilt seinast
vaid tegelikult meie enda töötamise ajal makstud tasudest, maksudest. Ja ma võtangi siis niimoodi selle tänase saate kokku, et kui te ei ole rahul riigi tegevusega sotsiaalvaldkonnas või kohaliku omavalitsuse tegevusega, siis te saate alati tulla halduskohtusse, see ei ole keeruline, ka meie veebilehet leiab väga palju infot, kuidas seda lihtsasti teha, infotelefonid leiab selle kohta infot. Aga kohtumenetlust on võimalik ka vältida väga sageli, kui olla ise kättesaadav, ise asutuse ja riigiga ja kohaliku omavalitsusega suhelda, see lahendab juba paljud probleemid alguses ära, nii et ei peagi kohtusse jõudma. Aga aitäh ja tänaseks kõik. Aitäh! Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.